Karl-Henrik Tamkivi, õpin Saaremaa Ühisgümnaasiumi 8. klassis ja uurisin siis Saaremaa kodudes kasutatavaid elektrilampe. Ja oma tööga tahtsin teada saada, milliseid lampe üldse Saaremaa kodudes kasutatakse, siis tahtsin uurida oma kooli õpilaste ja õpetajate teadlikkust nende lampide käitlemisest ja tahtsin üldse neid lampe siis ise ka lähemalt uurida. Siis, et oma tööd läbi viia, koostasime küsitluse, et seda ja sellele küsitlusele vastasid siis minu kooli õpetajad ja õpilased. Siis uurisin ka nende lampide kohta käivat kirjandust. Ja siis viisin läbi katsed, et võrrelda näiteks lampide andmeid pakendil toodud andmetega. Ja viimaseks sammuks oli ka siis jäätmejaama külastamine, et uurida nende lampide käitlemisest. Küsitlus näitas, et inimeste teadlikkus on väga väike sellel teemal ja seda peaks kindlasti kajastama rohkem. Sain teada, et Saaremaa kodudes on enim kasutusel vanad hööglambid ja uued säästlikumad lambid ei ole leidnud erilist kasutust. LED-lampide kasutamine võib olla võrreldes hööglampide kasutamisega ligi 10 korda odavam, aga inimesed lihtsalt ei tea seda ja ei osta neid just sellepärast, et LED-lampide hind on kallim kui hööglampidel, kuigi pikas perspektiivis tasub see ennast ära. Minu kooli õpilased ja õpetajad ei tea tegelikult, mida nende lampidega teha ja arvatavasti käib siis ka see ka kõikide inimeste kohta, sest tõesti seda reklaami ja teavitustööd on liialt vähe. Ja sain üldse ka enda jaoks palju huvitavat teada näiteks, mis on lampide põhimõtted ja kuidas need töötavad. Et see oli väga põnev ja mulle väga meeldis see töö. Seda tööd olen koolis esitanud ka, et tahakski tegelikult seda teadlikkust tõsta, et võib-olla kunagi tulevikus uuesti uurida. Ja ehk see on siis tõusnud. See on kõik keskkonna heaks. Lampide uurimisel siis mõõtsin ka lampide spektreid ja siis tutvustaksin natuke iga lambi iseloomulikku spektrit. Et kui ma panen hööglambi põlema ja spektromeetri siia alla, siis on hööglampidel iseloomulik spekter, kus on palju punast valgust. Ja seda peetakse kõige ligilähedasemaks päikesega. Siis, kui panen põlema LED-lambi, on näha, et siin on palju kollast valgust ja ka sihukest ultravioletti. Et seda ei peeta väga loomulikuks valguseks, kuid siiski on see loomulikum kui järgnev lamp, ehk siis säästulamp, mis näitab väga ebaloomulikku valgust. Palju rohelist ja oranži, mis tuleb siis sellest, et elavhõbeda aurud kiirgavad väga ebaloomulikku valgust. Oma töös kasutasin veel siis valgusmõõtjat, võimsuse mõõtjat ja pinge kontrollimisvahendit.